1861. aastal saatis tollane Pühajärve mõisaproua Helene Julie Barbara von Schrenk Riia kubermangu valitsusele palvekirja, et endise Karja mõisa asemele saaks aleviku rajada ja 1862. aastal jaatav vastus tuleb ja seda loetaksegi meie ajaloolise Otepää sünniajaks. Ja on teada, et alevik kasvas päris kiiresti, nimi oli loomulikult Nuustaku ja sajandi lõpus oli juba ligemale 1000 elanikku. Meil on järgmine kirjeldus 1915. aastast ja see pärineb meie nimeka kirjaniku Friedebert Tuglase sulest, tema romaanist Felix Ormusson ja ta ütleb seal nõnda: milline jumala rahu ja vaikus ses alevikus. Misuke igavus ja kuivus neil konarnikel tänavatel, kus kasteheinad, köömned ja kummelid kasvavad. Kolmenurgalisel turul magas 3 koera. Üks väike püksatu poiss läks kõvasti tänitades üle kangesti valgustatud platsi ja siis ei olnud enam kedagi näha, aga platsi ümber majad olid roosa ja lilla värvilised. Ja praegu meie pilgu ees ongi see 3-nurgeline plats, mida kutsuti turuplatsiks ja kui me vaatame siis üht vana Otepää pilti, siis see on enne sõja aegne pilt ja me näeme hoopis teistsuguseid hooneid kui praegu me näeme, sest 1944. aasta august tegi siin väga põhjaliku rüüstetee. Nõnda, me oleme siin siis Otepää Linnamäe jalamil ja meil on siin antud ka linnuse niisugune skeem. Öeldakse küll ühes vene vanasõnas, et tark mäele ei lähe, tark läheb ümber mäe ja see mägi on olnud looduslik mägi ja meie kauged esivanemad on teda natukene ka järsemaks muutnud, tema külgi õgvendanud ja juba esimese aastatuhande teisel poolel oli siin meie esivanemate linnuse koht. Ja olemegi Linnamäe alumisel platool. Ja kui me nüüd sinnapoole vaatame, kus on niisugune lahe 2 kuuseladva vahel, et sealt tuli vana tee Linnamäele üles. Ja sealt on praegu ka võimalik mäest alla minna ja mäes üles tulla. Alumisel platool on tehtud ka väljakaevamisi ja olen oma silmaga näinud, kui sealt rohelise prügikasti juurest oli välja võetud üks osa kivimüürist. Ja seda arvatakse siis eellinnuse kaitsemüüri olevat. Vaadati ilusasti ära ja pandi jälle mullakamara alla tagasi, et nii need ajaloolised müürid püsivad kõige paremini. Niisiis olen täna juba ütelnud aastanumbrit 1116 ja sama number on siin väga ähmaselt näha ka kivil. Kui sellest tärminist möödus
850 aastat, see on siis tänaseks 50 aastat tagasi, 1966. aastal avati siin niisugune kodu-uurijate poolt mälestuskivi ja siin on ka karupea kontuurid, sest kroonika järgi me teame nõnda, et aastal 1116 on Novgorodist tulnud suur družiina siia linnusele eestlastega võitlema. Ja Novgorodi kroonikasse pääses sõna, venekeelne muidugi, Medvežja galava. Nõnda, me oleme nüüd merepinnast 165 meetrit üleval. Ja esimene eestlaste linnus on olnud muldne linnus. Siis, kui novgorodlased siia taplema tulid. Ja edaspidi leiti, et on vaja paremini linnust kindlustada, sest sõjaretked hakkasid ikka käima ja rajati siis puulinnus ja see oli nõnda, et siin ülemisel platool nende järskude nõlvade ääres olid kõrged tarad ja seespool olid siis mitmesugused vajaminevad ehitused. Rohkem on meie ajaloost kirja pandud Läti Henriku kroonikas ja seal on ka meie kohta ladina keeles nimetatud caput tursi, see tähendab ka siis otipead või karupead. Ja räägitakse nõnda, et esimene suurem kokkupõrge Läti või raudmeestega on toimunud siin 1208. aastal ja siis on siin linnus maha põletatud ja suure sõjasaagiga minema mindud. Eestlased vahepeal jälle ehitasid oma linnuse üles, tuldi 1210 ja veel edasi oli hästi palju siin mitmesugust madinat aasta 1224. Tol aastal siis piiskop Hermanni juhtimisel langes lõplikult eestlaste linnus. Puulinnus oli hävitatud ja samal aastal ehitas Hermann siia kivikindluse. Ja kõik need müüriosad, mis on praegu näha, pärinevad tollest ajast ja muide see oli esimene kivikindlus Eestimaal üldse. Juba järgmisel 1225. aastal kolis piiskop Hermann Tartusse ja siia jäid valitsema tema asemikud ja meie ümbruskonda tekkisid ka esimesed rüütlimõisad. 1396. Siis on feodaalide omavaheliste nääklemiste tulemusena linnus põlema süttinud, sest siin oli loomulikult ka niisuguseid osi, mis põlesid ja pärast seda ei ole linnust enam üles ehitatud ja ajatuuled on hakanud siia mullakamarat peale kandma. Ja on teada, et esimesed väljakaevamised on siin toimetatud juba 1895. Seal on siis välja kaevatud kabeli osa, mis hiljem sai meeskonnaruumi ülesanded ja siiapoole on välja kaevatud müüriosi näha, seal on olnud relvaladu. Ja relvalaost on tulnud üks väga omapärane leid ka nähtavale. See on üks maailma esimene tulirelv. Siin on meil ka siis ajalooline Otepää kaart. Siin on siis näha kõik meie muinaslinnad ja linnused. Ja kindlasti te leiate selle kaardi peal üles ka Otepää linnuse koha. Ma arvan, et see jah, täiesti õige. Ja kui me seda kaarti vaatame, 37. aastal sai see kaart valmis, siis näete, et siin see piirikene kulgeb Narva
jõe tagant ja seal on joonistatud ka Petserimaad meile, mida me praegu kahjuks enam ei valda. Tuhande 671. aastast arvatakse siis siin ühel moel juba kirik olemas olnud, aga teatavasti 1872. aastal tuli meile kirikuõpetajaks Jakob Hurt, esimene eestlasest kirikuõpetaja meil. Oma mees rääkis ilusas oma keeles ja ühtäkki ei pääsenud kõik inimesed enam kirikusse. Ja seetõttu Jakob Hurda järglane Burkhard Sperling korraldas siin kiriku laiendustööd. Ja 1890 said need tööd siis lõpule ja sellest ajast on meil siis niisugune gootika sugemetega kirik. Ja enne seda juba 1852 on meil orel olnud, see on meistri Kessleri töö. Meie orel on ka restaureeritud, siin on salvestatud ka sarjaste Eesti orelite üks heliplaat. Aga veel ajaloolisemad on need bareljeefid, mida me siin seinas näeme. Kui meie lipu õnnistamisest möödus 50 aastat, see oli 1934, siis avati siin bareljeefid ja kaua aega me ei teadnud üldse, et need bareljeefid on siin ka mõningas osas säilinud, sest 50. aastal need bareljeefid lõhuti. Kui meil algas laulev revolutsioon, siis otsustati, et tuleb meie ajaloolised bareljeefid taastada ja avati nad 1989. Vasakul on kiri, et siin Otepääl 1884 mais avas Eesti üliõpilaste selts või õnnistas oma sinimustvalge lipu. Paremalt poolt tuli näha Gustav Suitsu luuletusest Tõsta lipp üks salm. Seda teksti ei ole restaureeritud ja ülemine osa oli ka kadunud, aga nüüd taastatuna on Eesti perekond koondunud oma lipu alla. Ja vastaskingul on siis Vabadussõjas langenutele mälestussammas. Otepää kihelkond kaotas 54 meest Vabadussõjas. Esimene mälestussammas oli seal vasakul, kus on trepiastmed näha, aga see ka 50. aastal lõhuti ja 1989 taastati siis samasugune sammas. See, et see ei olnud langenute haud, vaid ainult sammas, seetõttu toodi ta endise tehase territooriumilt natuke siia väljapoole. Meil läheb härdaks, kui seda rahatähtem vaadata. Mäletate ju, meie 10 krooni ja sama mees, kes on rahatähel, on meil ka siia mälestussamba saanud. Jakob Hurt, esimene eestlasest kirikuõpetaja Otepääl, kes tuli meile 1872. aastal ja kes on ütelnud, eestlased ei saa mitte kunagi suureks arvult, aga nad võivad saada suureks vaimult. Aga siis, kui Jakob siin Kirikumõisas elas ja töötas, olid Kirikumõisa uksed alati soovijatele lahti. Ja see on Jakob Hurdale kõige kõrgem mälestussammas Eestis, sest tema Otepää periood tema elus olevat olnud kõige viljakam.
ja seal on siis eelpool nimetatud talvekirik ja avati ta 92. aastal 6. detsembril Soome iseseisvuspäeval, sest soomlased aitasid väga kenasti seda maja ehitada. Eesti lipu 125. aastapäeva pidustuste aegu avati siin niisugune püst meie kauaaegsele kirikuõpetajale Jüri Stepanovile. Muide, Jüri tuli meile Otepääle 30 aastat tagasi, see oli 1986. aastal ja mulle on räägitud, et meie kohalikud inimesed märkasid uut inimest, kes sõitis jalgrattaga ja käis asutustes ennast tuttavaks tegemas. 1884. aastal sai Eesti Üliõpilaste Seltsil valmis sinimustvalge lipp, mis õmmeldi Põltsamaal ja lippu taheti Tartus õnnistada, aga Tartus ei antud selleks luba. Jakob Hurt oli meilt juba lahkunud ja tema asemel oli kirikuõpetaja Burkhard Sperling, kes kasutas kavalust ja kutsus Üliõpilaste Seltsi esindajad siia lippu õnnistama, nagu tema sünnipäeva pidama. Ja asuti siis vankritega Tartust teele, teekond oli pikk ja vaevaline ja kui Otepää kiriku torn hakkas paistma, siis kääriti lipp lahti ja uljalt lipu lehvides jõuti siia kirikumõisa ja siin selles majas õnnistati esimene sünnist. Aga praegu me oleme siis Otepää mõistes ühe väga uue vaatamisväärsuse juures ja see on meie kivilabürint, aga meile tuli pensioniaega veetma Kulla Võrno, kes on üks suur labürintide entusiast olnud, on asja uurinud ja tema on jõudnud niisugusele järeldusele, et siin on olnud meie muistsete esivanemate püha paik, väga hea positiivse energiaga. Ta sai innustust Pariisi Chartersi labürindist, aga kõigepealt, kui me siit siis sisse läheme, siis komme on nii, et vaja on koputada selle lauakese peale ja siis tulla. On teada, et meil on ikka olnud ka keskaegne Otepää alevik ja Linnamäe alumine platoo ongi olnud siis ka niisuguse avatud pinnana kasutusel olnud ja keskaegne Otepää alevik on olnud siis kirikumõisa ja vana surnuaia vahelisel alal. 1772. Nimelt tol aastal on võetud siis nagu pühitsetuna vana kalmistu kasutusele, kuigi maetud on siia ka natuke varem. Ja miks see siis nii toimus, aga seetõttu, et Vene tsaarinna Katariina II andis välja ukaasi ja selle ukaasi kohaselt enam kiriku ümber ja kirikusse ei võinud inimesi matta, et tekitavad need matused teatavat taudiohtu. Ja sellest ajast saadik on siis kasutusel siin see vana kalmistu. Olen jalutanud siin meie kirikuõpetaja Jüri Stepanoviga ja tema on mind natukene valgustanud vana kalmistu asjade kohta ja ta on kuskilt leidnud niisugused märgid, et kalmistule anti platse välja vanasti külade kaupa. Ja sinnapoole jääb siis Eestimaal üks ainulaadne ehitus, see on luukamber.
ja see luukamber on rajatud siia 1742. aastal ja selle luukambri otstarve oli, et neid inimeste jäänuseid, luid, mis välja tuli, on siis sinna nagu pühitsetult jäetud tallele, sinna majja on saanud panna ka siis mitmesuguseid tarvikuid ja tööriistu. Ja Jüri Stepanovi eestvõttel 1999. aastal see luukamber pandi korda. 2008. aastal jõudis siia puhkepaika meie kirikuõpetaja Jüri Stepanov. Algne rist tema kalmistul nägi välja natukene teistmoodi, aga nüüd ta on saanud niisuguse kuju. Kaua aega ma ei teadnud, kus on Burkhard Sperlingu haud, siis Jakob Hurda järeltulija Otepää kirikus ja tuli välja, et seda osa kutsutaksegi nii-öelda kirikuõpetajate surnuaia osaks, sest siia on maetud ka Jakob Hurda 2 tütart, Hildegard ja Helmi, kes surid väga väikestena. Ja Burkhard Sperling oli siis mees, kes tegi Eesti lipuga seonduva igikestvaks faktiks Otepääga ja kes oli ka Otepää kiriku laiendamise juures väga kõvasti tegev. Mulle tuleb meelde aasta 1956, see on siis tänaseks 60 aastat tagasi tuli Otepää keskkooli direktoriks Heino Mägi. Ja 57. aastal tulin mina Otepää keskkooli ja me ei kujutanudki seda ette, et kui noor Heino Mägi võis olla, ta oli pikk mees, me vaatasime kogu aeg talle ikka alt üles, et temaga silmsidet saada ja Heino Mägi andis mulle ka kooli lõputunnistuse kätte ja oli mees, kes meid viis ka Otepää uue koolimaja saali tantsutuuri tegema 61. aastal, sest just 61. aasta sügisel avati Otepääl uus koolimaja. 11. aastal oma viimase rahupaiga sai. Siin siis puhkab mitteametliku Otepää hümni sõnade autor, luuletaja Gustav Wulf, kelle luuletaja nimi oli Õis ja kes on väga stiilselt jaanuari laps, sest ta sündis 1. jaanuaril ja suri 9. jaanuaril. Ja siin on tema viimane puhkepaik ja olgu Gustav Wulfi kohta öeldud, et ta oli väga tegus Otepää elu edendaja, sest algul oli ta peaaegu igas seltsis, küll esimees, küll aseesimees ja hiljem läks tema tegevus nii energiliseks, et võimud keelasid tal rohkem kui 2 seltsi tegevusest osa võtta ja Gustav Wulfi suureks teeneks on ka see, et 1909. aastal avati meie vana armas koolimaja. Otepää kalmistul ainus kaitse alla võetud mälestussammas, selle autor on Jaan Koort, kes on Tallinnas ka selle kuulsa kitsekese autor ja Jaan Koort oli suur sõber Adam Velneri pojaga,
Velnerite kodu asus Arulas Koljaku järve ääres ja Jaan Koort on seal nende peres tihtipeale suvitamas käinud ja tänutäheks oma suvitamiste eest siis peremehele Adam Velnerile lõi Jaan Koort niisuguse mälestussamba. Siin on 4-kordse maailmameistri Alfred Kuke kalm, laskja. Ja tema on ka kuulsa Argentiina karika omanik, see oli niisugune võistkondlik autasu neil ja Alfred Kukk kui otepäälane väärib austust, et temast need sõnad siin paigas ütelda. Ja siin on meil tegemist 11-kordse Eesti meistriga Vene kabes ja 6-kordse Eesti meistriga rahvusvahelises kabes Õie Kundveriga. Abielludes sai ta väga uhke nime Kroon. Otepääl on praegu 2 nimelist pinki. Ma mõtlen pinki. Üks pink on kooliaias, see on Gustav Wulf Õiele ja teine mälestuspink on Ago Kivile ja ma arvan, et teistki nii mõnigi on selle pingi peal istunud, see on meil Konsumi vastas ja seal on niisugune kiri, et elu lühike, kunst pikk, aga see on küll ladina keeles. Ars longa vita brevis. Niimoodi, praegu oleme minu valikuga siin kalmistul lõpetanud ja andke andeks need kallid kadunud, kelle kalmule me täna ei jõudnud ja võib-olla kelle olemasolust ma üldse ei teagi, aga ma käin siin tihti ja millegipärast see on niisugune suur rahupaik, kus ei ole vaja eriti rutata, nii et Jaak, anna meile andeks, me täna veidike palju ruttasime.